kõige esimese asjana tee omale meelerahufond. Et ma tean, mõni kohe reageerib sellele ilmselt, et mis asja see Taavi nüüd ajab, et muidugi tuleb seda teha. Aga me jõuame siis sinna, mis ma mõtlen. Ehk siis kõigepealt räägiks võib-olla, mis asi see meelerahufond on, et kõik ei pruugi teada. See nimetatakse ka siis mustade päevade fondiks, mis iganes muudeks asjadeks. Et sellele võib 150 nime olla, et kes kuidas tahab. Aga mõte on siis see, et sa kogud mingi perioodi kulude katteks omale mingi raha kuskile turvalisse kohta. Et olgu siis panga hoiusesse või siis samamoodi kuldmüntide näol kuskile madratsi vahele või mingisse kuhu iganes turvalise kohta, kus sa saaksid selle kätte. Ja just kätte siis, kui sul seda hädasti vaja läheb. Ma ei tea, kaotad töö ära, juhtub mingi õnnetus, oled haiguslehel, mida iganes. Et sellised mustad stsenaariumid, et ma ei tea, külmkapp laguneb ära, hunnik toitu hakkab roiskuma, on vaja uus osta. Et jällegi, siin on ka definitsioon erinevaid, et mille jaoks sa seda meelerahufondi siis üldse kasutada võiks, mis asi on see nii-öelda hädaolukord ja mis sinna alla ei kvalifitseeru. Aga mis selle mõte on, siis ongi see, et sul on umbes 3-6 kuu kulud. Mõnel juhul soovitatakse isegi 12 kuud või rohkem, sest see eelmise kriisi kogemus mõnel juhul oli see, et uue töö leidmine võttis päris kaua aega inimestel. Ehk siis sellest 3-6 kuu kulust jääb väheks, et üle elada see nii-öelda töötu olemise periood. Aga eks igal ühel jällegi enda määrata, et kui pikka perioodidel vaja läheb. Ma tean, et mõne jaoks on see 12 kuud ka vähe, mõni tahab mitme aasta kulusid omale igaks juhuks kõrvale hoida, sest et siis see aitab tal magada. Et teise jaoks piisab 1 kuu kuludest ja magab rahulikult. Et oleneb jälle inimesest. Aga mis ta mõte on see, et sa teoreetiliselt saaksid töölt ära tulla, kui vaja, või kui sind lahti lastakse, siis ei juhtu midagi hullu. Lapsed nälga ei jää, kodust välja ei tõsteta ja inkasso võlgasid sisse nõudma ei tule, sest et sa saad rahulikult makseid jätkata. Ja selle idee, et kõige esimesena hakka siis selleks koguma raha, üks erandiks on kindlasti see, et kui sul on laene ja need on suure intressiga, siis tasuks need kõigepealt ära maksta. Mida see siis tähendab, et kui sa hakkad kõige esimese asjana meelerahufondi koguma, siis ma hakkasin vaatama, et keskmine palk on umbes selline 925 € kätte. Sellisel juhul, kuna keskmine inimene kulutab kõik palga ära, ehk siis raha jätkub palgapäevast palgapäevani, mõnikord jätkub palgapäevast kuni uue laenuni, et siis vajalik meelerahufond on selline 2775 või siis 5500 €. Et selline üsna korralik suurusjärk. Oletame nüüd, et võtad ennast kokku, hakkad säästma 10%, ehk siis paned 92 € iga kuu kõrvale, võib-olla paned 93 €, et oled tubli. Ja siis, kui nii teha, siis kulub selle meelerahufondi kokkusaamiseks umbes selline 2,5 aastat või kuni 5 aastat, siis oleneb, kas sa kogud 3 kuud või siis 6 kuud. Ja seda nüüd eeldusel, et esiteks sul ei olnud ühtegi laenu, mida oli vaja tagasi maksta. Keskmiselt ma pakuks, et inimestel on laenu, kas sellist kõrge intressiga laenu, seda ma ei tea, aga päris paljudel on ka siin igasugused tarbimislaene, et jällegi, et kui inimene esimest korda hakkab seda finantsteemat uurima, satub mingite rahatarkuse või selliste raamatute peale ja nii edasi, siis suure tõenäosusega on tal laenud kaelas. Et võib-olla ei ole ennast lõhki laenanud, aga ma olen päris kindel, et tal on mingid summad. Ehk siis tegelikult, kui me võtaks, et tal on veel näiteks 3000 € laene ka, siis et see tegelikult võiks aja kahekordistada, eks. Et võib-olla läheb kauem aega. Teine asi on see, et selle aja jooksul ei tohiks tekkida ühtegi ootamatut üllatust, ehk siis seda suuremat kulu, mis sa teed. Et kui joppab, ei teki, siis jah, saad raha kokku, aga tihtipeale külmkapp või midagi ikka 5 aasta jooksul ära laguneb. Et kui see on sinu see meelerahufondi sees,
siis üsna suure tõenäosusega kaob see raha vahepealselt ära ka midagi, kas terves summas, aga mingi summa jälle väheneb. Ehk siis päris korralikult võib see aeg pikemaks venida. Ja oletame, et oleme optimistid, ütleme, et said selle raha kokku, kulus 3-4 aastat, et kui suure tõenäosusega oled sa nüüd endiselt huvitunud investeerimisest, et sa võtsid selle raamatu kätte, lugesid läbi ja siis järgmised 3-4 aastat lihtsalt panid oma raha kõrvale kuskile meelerahufondi mingile pangahoiusele või pangakontole, see tiksus seisis seal ja siis ei teinud mitte midagi sellega. Et sul oli üks raamat, kus räägiti investeerimist, hästi põnev oli, tahtsid pihta hakata ja nüüd ootad 5 aastat enne, kui sa ühtegi sammu teed, eks. Et tundub väga, minu jaoks tundub väga ebatõenäoline, et sa hakkad midagi tegema peale seda. Suure tõenäosusega juhtub see, et sa oled võib-olla selle raha ära laristanud mingi asja peale. Võib-olla vaatad, et sul on, ma ei tea, kogunenud seal 1000 eurot, tahaks reisile minna, mida iganes. Et siin, mitte kõigil, aga ma tean päris palju inimesi, kes suurema summa kokku saamisel vaatavad, et ma tahaks endale osta nüüd selle asja ja tolle asja, millest ma olen pikka aega unistanud. Et see võib hoopis olla kiusatus selle raha ära raiskamiseks. Mis minu mõte on see, et tegelikult sa võid meelerahufondi hakata koguma, aga sa võiksid ka investeerima hakata. Ehk su olukord ei halvene, kui sa investeerid. Tihtipeale jääb mulje, et sa pead esimese asjana meelerahufondi hakkama koguma, sest et kui sa selle asemel hoopis investeerima hakkad, siis sa teed oma olukorda halvemaks. Justkui jääb mulje, keegi otseselt nii ei ütle, aga mulje on küll nii, et kui sul on investeeringud ja sul ei ole meelerahufondi, siis on nagu suur jama. Et jama on selles mõttes, et kui sul on seda meelerahufondi raha vaja, näiteks selle hetkel, kui sa investeerisid aktsiatesse ja aktsiate hind on langenud, siis maha müües sa teeniksid kahjumit. Aga võrreldes tarbimisega oleks isegi see parem tulemus, kui mitte midagi teha. Et selles mõttes tasub meelerahufondi koguda, aga minu arust tasub ka investeerima hakata. Sest et ainult niimoodi sa õpid ja ainult niimoodi sa liigud ka kuhugi edasi. Tee kas või näiteks niimoodi, et paned meelerahufondi 50% oma sellest säästumäärast ja 50% investeerimisse. Mis iganes protsentidega seda teed, võib-olla paned 75-25, vahet pole, sõltub sinust endast või palju sa kõrvale saad panna. Minu arust tundub palju mõistlikum hakata mõlemaga korraga tegema. Ja miks on see, et esiteks investeerimine, nagu ma ütlesin, ei muuda su olukorda halvemaks. Et kui sa täna ei investeeri ja sul täna meelerahufondi pole, siis see, et sa investeerid, teeb su olukorda nii või naa paremaks, sest isegi kõige halvemal ajal on su investeering väärt rohkem kui ära raisatud raha. Teiseks, investeering ideaalis kasvab, krahhi ajal võib-olla langeb, vahepeal kukub, mis iganes, aga pikas perspektiivis sa võib-olla hakkad nägema seda liitintressi mõju, võib-olla sa hakkad nägema seda kui ühisrahastusse näiteks investeerid, hakkad nägema, et öösel intress tiksub, sina magad, raha tuleb. Et sa näed seda teooriat, mida kuskil raamatutes ja koolitustel, kus iganes räägitakse, aga sa näed seda praktikas. Et sa näed, kuidas asi kasvab, sa hakkad mõtlema, nii, ma panin 100 eurot sinna, nüüd mul on siin 5 eurot tiksunud niisama, ma ei pidanud mitte midagi selleks enam tegema. Et kui ma tegelikult paneks siia 1000, siis oleks juba 50 eurot, ma paneks sinna nii edasi, et sa näed, kuidas see asi nagu töötab ja see motiveerib rohkem raha lisama. Et et meelerahufondis raha seisab niisama, see koguneb, sa näed, summa kasvab, aga see seisab niisama, siis pigem tekitab see ahvatlust, et mul oli tegelikult see häda kulu, et mul oli seda uut telefoni vaja või et see vana juba hakkab nüüd siin nurgast natukene kriimud on peal, et sellega ei saa enam rääkida. Või siis väga hea ükskord elus ainulaadne võimalus minna reisile soodsa hinnaga piletitega. Mis sest, et neid pakkumisi iga päev tuleb, aga see on siis minu mõte. Et ma ei ole meelerahufondi vastu, kindlasti tasub seda teha, aga ma olen selle idee vastu, et ära enne investeerima hakka, kui sul meelerahufond valmis on. Et seda võib teha siis, kui sul on suur palk, siis sa oledki, ma ei tea, 50% klubis, sul võtab selle meelerahufondi kokkusaamine paar kuud aega ja siis hakkad investeerima. Palun väga, tee seda, aga kui sul võtab see aastaid aega, et meelerahufond kokku saada, siis parem tee nagu mõlemat. Sest et
investeerimine motiveerib rohkem kui lihtsalt raha kõrvale panemine. Ainult investeerides tegelikult sa õpid, kuidas asjad käivad. Et sa võid küll koolitusel käia, sa võid küll õppida, kuidas mingid asjad käivad. Võin sulle isegi näidata, kuidas ühisrahastusportaali, mis iganes seda portfelli haldurit tööle panna ja nii edasi. Aga reaalselt sa saad aru, kuidas asi toimib alles siis, kui sa reaalselt oma raha sinna sisse paned. Et siis tekib nagu huvi.